Huvitav on see, et võistlussõidus, ütleme, võistlustel rada muutub hoopis teistmoodi. Et kui siin trennis nühkimas käime, et siis on hoopis teine ja siuke mõnusalt raske ja vägev. No eks ikka maksimaalse plaaniga, et sõiduvõit kuidagi saada kätte ja aga mitte väga hulle riske ei proovi võtta, et mõistusega. Fun on kindlasti ja saad muredest eemale ja üldse nagu kui sa teed nagu nädal otsa tööd, siis nädalavahetusel sõitma saad minna, siis sa nagu saad midagi tagasi ka sellest, et muidu on nagu elul pole pointi nagu, et midagi peab ikka tegema. 10 aastat on juba läinud, loodame, et läheb 10 aastat veel. Ma arvan, siin piiri kui sellist ei ole seal motocrossil, et kui sa jõuad ju sadulasse hüpata, siis saad sõita, aga pigem on mõistusega vaja sõita, et mida vanemaks jääd, seda rohkem mõistusega ja rahulikult ja teedki oma lõbuks, et enam ei ole vaja olla esimene või teine. Peaasi, et saad siukse feelingu kätte. Ei no, tähtis on ikka sõpradele pähe teha ja tule välja kuidagi. Sõbrad on kõvemad ja. Aga teine sõit on ees ja anname ennast parima. Saaks vähemalt stardiski ette. Tabeli algul sai ees minema, aga lõpuks ma ikka püüdsin ta kinni, et läks hästi. Ei tasu karta, tuleb proovida ja te ei kahetse. Give us your pills, hope will just go away. But once you've inhaled it, everything else is perfume. Maybe I'm just a mystery. I could end up your misery. Maybe I'm just a mystery. I could end up your misery. In the end, we all end up in a garbage job, but I'll be the one that's holding your hand. We are sick, fucked up and complicated. Oi, täna läks üllatavalt hästi, isegi stardis esikolmikus, see on ennekuulmatu lugu, tavaliselt on finissis ikka viimase kolmikus. Selles suhtes läks hästi. No üks asi tuli kergelt, et selle nimel ikka oleme vaeva näinud ja trenni teinud, et nüüd viimasel ajal nüüd tegimegi nädal aega trenni liivasel pinnasel läinud, et natuke keskenduda selle võistlusele. Kuna siin alati nii auhind on olnud rahaline, et siis otsustasime, et tuleme ja võtame selle ära, mis meil ka õnnestus.